tere. Marko Värtavaga eile, eks ju, rääkisime, et tunnete ära, et mask on ikka ees samamoodi, et magasite kuidas? Halvasti. Halvasti. Unerohtu ei antud öösel. Üks ikka, et närviline. Anestesioloog paneb lihtsalt inimese magama. Inimeste arusaamine on selline, nad tegelikult tihti ei näe üldse anestesioloogi nägugi selle operatsiooni aeg, sest mask ja kõik on ees. Ja see on üks meie oluline osa, aga see ei ole ainukene, et tegelikult anestesioloogi töö hõlmab palju rohkem, et see võib isegi jagada kolmeks, et lõikuseelne periood, lõikusaegne see ja seal on see alguse osa on jah, kus me paneme patsiendi magama inimese ja siis edasi juba kogu see operatsiooni periood. Me peame vaatama, et seal kõik oleks korras, rahulik, patsient magaks, mingi stressi ta ei tunneks ja siis vahetu lõikusjärgne periood ka, et see taastumine oleks valuvaba, kiire, stressivaba ja võimalikult sujuv. Nagu ma seile rääkisin, et nüüd, kui ta selle vererõhu ära mõõdab, siis pöörate küljele ja siis teeme selle seljasüsti ära, et see pärast siis see võtab selle valu kõik ära sealt lõikusaavast, eks. Vasakule küljele, täitsa ilusti, jah. Ja võtke see käsi ilusti, pange sinna, jah. Operatsioonile eelnev vestlus, mida te sealt tahate teada saada? No meie kõige olulisemad on ikkagi, et selle patsiendi vanus, kehakaal, füüsiliselt, mida me saaksime ka paberi pealt, aga tema igapäevased ravimid, tema elustiil, millised on tema hobid, see on väga palju ka, et kuidas ta liigub, mis ta teeb oma tavaelus, palju tema jõudlus on, palju ta talub koormust, harjumused, söömisharjumused, et need on väga olulised ja siis edasi juba spetsiifilisemad, et ravimid, kas ta võtab oma ravimeid, kas ta tarvitab kõiki ravimeid, mis on talle kunagi määratud, on ta ise seal midagi reguleerinud, et need on need põhilised, lisaks siis allergiad ja tema erisoovid, et ega töö on vastastikune tiimitöö, et patsiendil on ka omad soovid, et kuidas... Mis erisoov võib olla? Esimesed on see, et kas valida üldanesteesia või regionaalanesteesia, et juba see, et enamus ikkagi jäsemete alakeha lõikuseid me saame teha regionaalanesteesia ehk seljasüstiga, aga kui patsient väga seda ei soovi, et siis ikkagi vestlusega peaksime aru saama, et mis see põhjus on, miks ta ei soovi seda. Enamasti regionaalanesteesia tähendab, et me teeme kas kohalikku töömastust ehk lokaalanesteesiat või teeme suurema keha piirkonda tundetuks ehk näiteks spinaalanesteesia puhul me teeme seljasüsti nime piirkonda ja selle tulemusena nabast allpool patsiendi jalgu ei tunne ja saab ilusasti opereerida. Ja suht sageli me kombineerime nii regionaalanesteesiat kui üldnarkoosi või sedatsiooni, rahustavat rohtu teeme patsiendid, et siis operatsioon patsiendile natukene meeldivam. Ega päris ärk ei peagi olema regionaalanesteesia ajal, et paljud patsiendid ju seda rohkem kartavadki, et nad peavad kõike nägema, kõike kuulama. Tegelikult see nii ei ole, et me ikkagi regionaalanesteesiat kasutame siis, kui patsient sellest saab kasu, ütleme niimoodi, et muidu regionaalanesteesia on mõeldud selleks, et saaks opereerida need patsiendid, keda ei ole võimalik üldnarkoosis opereerida. Ta võib karta lihtsalt. Võib karta ja üldjuhul ongi, et see hirm on see ja ärevus, mis tekitabki kõige rohkem stressi ja teadmatus, et selle jaoks ongi see anestesioloogi visiit oluline, et ta saab rääkida kõik oma mured, hirmud ja mõtted ära ja siis koos valitakse see õige anesteesia meetod, mis sobib kõigile. No see on ikka nagu Rätsepa ülikonna tegemine, et igale ühele vastavalt siis tema vajadusele. Ja, kindlasti. Enne magama panekut me siis paneme tal epidraalkateetri, mis on selline õhukene plastmassoru, mis läheb sinna seljahaju närvide juurde, et ta toimestab ära selle lõikushaava. Nii ma panen ühe lina siia selle selja peale, mis katab ära selle torkkoha. Ja nüüd tuleb toimestussüst. See nüüd natuke kipitab ja valus, aga kannatage ära ilusti ja rahulikult. Ja hingake sügavalt, kohe läheb mööda. Nüüd tuleb torge, kui te midagi tunnete, siis öelge, aga katsuge olla täiesti liikumata. Selle kaudu saame teha rohtu, mis siis toimestab ära kogu kõhu ja selle lõikuspiirkonna. Et pärast operatsiooni, kui ta anesteesiast ärkab, oleks see kõht
valuvaba, ta saaks kohe rahulikult hingama hakata, liigutama, et see valu ei segaks. Siin on kiiritusravi ja põhihaiguse järgne põiekahjustus, et nüüd tuleb asendada tal põis, et teha siis tema oma soolest uus reservaar, kuhu siis uriin koguneb. Suurim eesmärk on see, et vältida tugevate valuvaigistite opiaatide kasutamist pärast lõikust, mille üks kõrvaltoimeid on, et nad halvavad sooletööd, et kui neid saab kasutada vähem ja siit kaudu valuvaigistit anda, siis hakkab soolestik kiiremini tööle, on see taastumine peale operatsiooni kiirem ja sujuvam. Valuvaigist on väga tugevad valuvaigistid. Need doosid on meil täpselt ka välja arvutatud. Üldjuhul kasutame võimalikult lühitoimelisi, et need lõikuse lõppedes peaksid nende toimed olema kõik möödas. See kateeter jääb see selja peale. See võib olla seal siis tavaliselt 3 ööpäeva peale operatsiooni. Ta käib siis valuraviõde, käib vaatamas igapäevaselt, et seda ravimidoosi seal korrigeerimas. Ja siis, kui on, et patsient on piisavalt taastunud operatsioonist, see valu enam ei sega, siis võetakse see sealt välja. Nii, olge kena, pöörake ennast selili tagasi. Et see peenike toruke seal ei sega, seda te ei tunne ka. Üks ülesanne veel, millega me siin peame ka tegelema, on siis patsiendi soojendamine, et hoida seda 36,6, et ta ei langeks alla 36 kraadi. Et kehatemperatuur langeb, siis tekivad igasugused hüübimisprobleemid, patsient ärkab üles, külmavärinad, ebamugavustunne, et seda kõike vältida, et see on ka siis operatsiooniaegne anestesioloogi ülesanne. Meil on laud, on halb soojendusega, lõikusaeg paneme peale veel lina, mille kaudu siis ka aparaat puhub sooja õhku, et see lõikushaava kaudu kaotab inimene väga palju soojust. Nüüd edasi siis on plaanis on üldnarkoos, et kõik narkoosirohud lähevad kanüüli kaudu. Kasutame põhimõtteliselt, siin on 3 komponendist see, et uni oleks, et ei tunneks valu ja siis lihasrelaksant, mis siis annab kirurgile tingimused operatsiooniks. Mis need peamised näitajad on, mida anestesioloog operatsiooni aeg jälgib? Kõige põhiline ikkagi südame löögisagedus, südametöö, vererõhk. Hästi oluline on ka see, et see narkoos ei oleks väga sügav ja teine äärmuseks, et liiga pindmine, et patsient võiks tunda midagi, et see optimaalne vahemik on, et jälgime seda ka. Ja siis lihasrelaksatsiooniga, et ütlesin 3. ravim, mida me kasutame siis, et kirurgil oleks tingimused opereerida, kasutame ka lihasrelaksanti, mille pärast siis on ka lõikusaeg on haige, et patsiendid magavad ja hingab nende eest hingamisaparaat, sest et põhimõtteliselt selle ravimiga on võetud ära kõikide lihaste töö. Et siis meie ülesanne ongi meie vastutada ka, et toimiks siis patsiendi hingamine, et kopsud saaksid ventileeritud ja organism hapnikku. Vaatame üle narkoosimasina, mis koosneb 2 osast, et üks on monitor, mis jälgib patsiendi elulisi näitajaid ning teine pool on siis hingamisaparaat ja kust kaudu siis lõikusaeg tuleb see narkoosi või unerohi, mis hoiab patsienti magavana. Et siia me paneme patsiendi kehakaalu ja vanuse ning siis teine oluline on see, et kuna me kasutame ka lihasrelaksanti, mis siis võtab ära lihast funktsiooni lõikusaeg, et me ka seda monitoorime operatsiooni ajal, et see käib väikse impulsiga siia sõrmepainutajate lihastele, et see oleks ka optimaalne, et ta ei oleks liiga sügav ega ka liiga pindmine, et sinna läheb veel lisaks üks andur juurde. Võime hakata narkoosiga vaikselt pihta. Et kõik rohud siis edasi lähevad sealt kanüüli kaudu. Teie ülesanne nüüd mõelda ilusaid mõtteid, siis näete ilusaid unenägusid. Ärkate, kui kõik on tehtud. Erinevates sellistes kiirabisarjades ja arstisarjades on vähemalt ühes osas kindlasti see lugu, kus operatsioonil olev patsient ikkagi ärgates ütleb, aga ma kuulsin kõike, mida te rääkisite ja tundsin ka. Kas see on reaalselt võimalik? Kindlasti seda on juhtunud. Ma loodan, et seda tänapäeval enam mitte kuskil ei juhtu, aga see ongi meie ülesanne, et seda vältida, et kui me jälgime inimese südametööd, vererõhku,
aju monitooring on, et kui nüüd võtta, et kui patsient lamab kodus rahulikult ja keegi teda näpistab ja ta ei liiguta, siis ikkagi süda hakkab kiiremini tööle, et no, me peame selle ikkagi ära tabama, et see lõikusaeg ka, kui mingi valu või ebameeldiv aisting on, et kui ta ka kuuleb või tunneb seda, et isegi kui ta ei saa liigutada, siis mingid reaktsioonid ikka peavad olema. Et seda ei maksa karta, et see on võimalik ära tabada siiski. See on võimalik ära tabada ja tänapäeval ikkagi see narkoos on tehtud nii turvaliseks, et me ei manusta kunagi niimoodi, et me mõtleme see doosi välja, et rohi läheb ja narkoosi lõpuni, et tegelikult see ongi kogu aeg toimub nagu online, samamoodi on valuvaigistid. Nad on kõik lühitoimelised, aga need lähevad pidevalt, mis hoiavad seda und ja valuaistingut blokeerivad ära. Nüüd siit nüüd tuleb puhas hapnik, hingake rahulikult ja 0,1. Alustame niimoodi, et kõigepealt läheb tugev valuvaigisti, unerohi, patsient jääb magama, siis läheb kolmas ravi, mis on siis lihasrelaksant. See võtab aega 2-3 minutit, kui oleme siis valmis hingamistoru panema. Patsient jääb kiiremini magama, et tavaliselt see võtab alla minuti aega, et teinekord ongi, kui vanemad tulevad oma lastega operatsioonile kaasa, et siis nad üllatuvad või ehmatavad ära, et kuidas see nii ruttu juhtus, et tegelikult kui see unerohi sealt kanüüli kaudu läheb, siis aeg on väga lühike, mis on vaja, et patsient jääb magama. Et nüüd enne veel kui operatsiooniga alustame, teeme ka checklisti veel ära, et siis kui kirurg on ka kohal, et kontrollime järgmise etapi üle kõik. Kas on probleeme? Ei ole. Kas lapsed antibiootikum on manustatud? On läinud. Antibiootikum on manustatud. Milline on sinu kõige pikem operatsioon olnud, kus sa oled pidanud anestesioloogina, arstina kohal olema? Kõige pikem oli 16 tundi südameoperatsioon, et meil siin regionaalhaigla, kuna me oleme ka traumakeskus ja põhiliselt onkoloogia lõikused on meil selles suures operatsiooniblokis, siis meil need tavalised lõikused on kuskil 2-4 tunni vahel, keskmiselt sellised 3-tunnised. Suured näopiirkonna operatsioonid on siin meil iganädalaselt 8-9 tunnised ja siis aeg-ajalt erakorraliselt väga suured kardiokirurgilised südameoperatsioonid võivad venida seal pikemaks, kus siis juba kasutatakse kunstlikku vereringet. Teinekord on vaja ka patsient maha jahutada väga madalatele temperatuuridele ja pärast see soojendamine. Need võtavad kõik aega, et seal võib kesta see kuni peaaegu ööpäev. Tänapäeval õnneks tehnika kõik on arenenud, et neid enam nii palju, nii pikki ei pea tegema, aga... Kas see 16 tundi sa olid järjest? Ja me olime 2 anestesioloogiga koos, et kindlasti niisugustel pikkadel lõikustel on 2 anestesioloogi. Et muidu töötame me tavaliselt koos oma anesteesiaõega, kes on saanud ka eraldi väljaõppe kahekesi. Teinekord, kui on need suuremate ettevalmistustega operatsioonid, mis seal alguses vajavad meie poolt rohkem monitooringut, erinevaid kanüüle, et mis selleks lõikseks vaja on, et siis on ka 2 anestesioloogi alguses. Alguseks oleme nüüd kõik töö ära teinud. Nüüd tulevad siis kirurgid ja oleme siis kogu lõikusaeg siin juures. Kolm erinevat võimalust ongi, millega siis anestesioloog tegeleb. On see üldnarkoos, regionaalne narkoos ja siis see kunstlik vereringe. Need on tema ülesanded operatsiooni juures. Operatsiooni juures, jah, vahetult seal. Kas intensiivravi osakonnas, kui on vaja viia patsient koomasse, kas seda teeb ka anestesioloog? Ja, need seal on ka, et anestesioloogia eriala ongi, et tänapäeval ta aina rohkem jaguneb 2, et operatsioonitoas töötavad anestesioloogid ja intensiivravi. Eestis veel väga palju ka käib see paralleelselt ja töötavad mõlemad ja kardiokirurgilised lõikused, seal on ka 2 anestesioloogi tavaliselt, et üks siis valvab selle patsiendi und, narkoosi ja siis mingil hetkel, kui siis patsiendi enda süda enam ei tööta, et on kunstlik vereringe, et siis teine anestesioloog hoolitseb selle kunstliku vereringe eest, et sealt kaudu käib kõik hapniku vahetus ja tagatakse siis vereringe. Kardioanestesioloog on siis tegelikult anestesioloogia subspetsialiteet, hästi tehniline eriala. Et kardioanestesioloog peaks natuke rohkem huvi tundma südamepatoloogia, südamefüsioloogia vastu
ja et opi ajal osata hinnata seda kõike, seda südamefunktsiooni, siis me kasutame hästi invasiivseid monitooringu seadmeid. Et nagu sa näed, siis ruumi väga palju ei ole, mis tõesti siis meie eriala natukene erinevaks teeb. Me kasutame siin väga palju tehnilist lisavarustust. Esiteks invasiivsed seadmed, millega südamefunktsiooni hinnata. Selleks me oleme viinud südame sisse kateetri, et hinnata, kui palju süda minutis verd ringi ajab. Ja siin on meil erinevad parameetrid tema kehapindale kohta, kui palju, mitu liitrit verd ta suudab ringi ajada. Ja teine asi, mis on väga oluline, eriti täna kirurgil on klapilõikus. Me saame natukene objektiviseerida seda klapipatoloogiat, mis asetseb lõikusjärgselt. Vaatame uuesti klapi üle, kas see klapp teeb oma funktsiooni või on seal ikkagi mingisugune probleem. Teinekord tuleb kogu protseduuri uuesti alustada. Lisaks meie patsiendid on tihti palju hapramad. Eks nad ei pruugi üldse seda anesteesiaravi välja kannatada. Seetõttu me monitoorime nende narkoosi sügavust, et me anname nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. Kui me liiga palju anname, siis süda ei kannata kõik seda välja. Ja teinekord me isegi ei alusta narkoosi enne, kui kirurg ei ole valmis sekkuma ja kohe minema kunstlikule vereringe toele. Et mõnikord lihtsalt süda ei kannatagi seda välja. See sinu selja taga, see on üldse kunstlik? See on see kunstlik vereringe aparaat. Ma kohe näitan, kuidas me seda kasutame. Ja mis selle põhimõte? Põhimõte on see, et kirurg tahab opereerida seisval südamel. Selle jaoks viime me südame veresoontesse sellise kontsentratsiooniga lahu, mis seiskab südame. Aga teisest küljest ka kaitseb seda. Selle ajal, kui ta ei saa verd peale. Kui süda jällegi pumpa, ei taga vereringet, siis ka teised organid kannatavad. Seetõttu me peamegi kasutama kunstlikku vereringet, et eelkõige aju saaks verd ja ka teised organid. Kunstliku vereringe dünaamika on hoopis teissugune kui tavalisel südamel, et me lähme nii-öelda laminaarse voolule, mitte sellisele pulseeruvale voolule, et süda pumpab tsüklis, lükkab mingit mahtu vereringesse. Aga nüüd me tagame hoopis teissugust verevoolu. Et see on selline sujuv ja organid ei ole sellist asjadega harjunud. See on see tume veri, mis südamest välja tuleb. Ja see pumbatakse läbi kunstkopsu tagasi patsienti. Ehk siis see veri on nüüd hapnikuga rikastatud ja CO2 on sealt eemaldatud. Ja kohe varsti siis me näeme seda hetke, kus südaga pannakse reaalselt seisma. Kõigepealt me lihtsalt läksime praegu vereringele, vaatame, et aparaadid toimivad. Kui meil on mingi probleem kunstliku vereringega, siis kõik peavad sellele reageerima. Kaasa arvatud kirurg, muidu ei ole selle operatsioonil üldse mõtet. Et kunstliku vereringe tüsistused võivad olla katastrofaalsed. Seetõttu te näete, et see kunstliku vereringe aparaadi monitooring meenutab ka natukene piloodi sellist vaadet. Et see on väga palju checkliste, väga palju monitore, mida me peame selle tegevuse käigus jälgima. Ja teine pool sellest meeskonnatööst on see, et me kindlasti peame mõtlema nagu kirurgid. Et me peame kõigest aru saama, mis nad teevad. Anesteesia risk on kindlasti küsimus, mis patsiente väga huvitab, kuna see kardiokirurgilise haige ravi on väga nüansseeritud, siis kardioanestesioloog, kui anestesioloog tavaliselt puutub kokku operatsiooni ajal patsiendiga, siis kardioanestesioloogi haare ulatub kindlasti oluliselt enne operatsiooni ja ka pärast operatsiooni, et nad ravivad tihti nii patsientidega intensiivravis. Ja see ka, et nad ei järka kohe pärast operatsiooni üles, või me viime neid intensiivravi osakonda, kus nad on veel narkoosis mõnda aega, kuni süda stabiliseerub, organid harjuvad ära selle uute tingimustega ja siis nad ärkavad tegelikult tihti hingamisaparaadi all. Aga neid tõesti siis huvitab see risk. Mitte ükski patsient jätta küsimata, kas ma jään ellu. Ja seda tuleb siis neile kindlasti selgitada ja neid maha rahustada. Et anesteesia on tänapäeval kindlasti oluliselt turvalisem. Kui kaua see patsient peaks olema sellel kunstlikul vereringel? Kunstliku vereringi kestvus tavaliselt ulatub kuskil tunnist kuni paari tunnini. Mida vähem, seda parem. Kunstlik verering tekitab väga palju probleeme. Eelkõige ta käivitab sellise põletikulise reaktsiooni, umbes nagu ükskõik mis haiguse puhul. Kui kirurg on oma tegevuse lõpetanud, siis me viime südamesse ja südame veresoontesse jälle tavalist verd, üldiselt süda käivitub ja seejärel me siis võõrutame patsienti kunstliku vereringe aparaadist.
ja ka selle tegevuse käigus siis ta tõesti võib vajada väga palju erinevat toetust. Umbes minuti jooksul panevad nad südame seisma, siis süda jääb nii-öelda seisma ja ka siin kaob siis igasugune tegevus ära. Olete valmis, jah? Nüüd hinge palun korraks seisma. Oodil on klemm peal. Seisab. Parema poole veel lahti. 300 on läinud. Teeme edasi. Alles hiljuti oli hästi tore juhtum, kus patsient ütles, et mina ei seda operatsiooni karda, aga mees jubedalt pabistab. Ja, aga siis ta ütles mehele, et ega ma mingi külaseppade juurde ei lähe, et ma ikka annan ennast arstide poole alla. Ja see ongi see põhimõte, mis tahame nendele nagu viia. Jah, kirurgia on seotud väga suurte riskidega, eriti kardiokirurgia, aga me teeme seda siin iga päev ja pöörame nende asjadele tähelepanu, et nad tervena ja elusalt siit läbi tuleksid.